proua president ütles õmblusteta ühiskond, see on üks termin, mis tegelikult on neid kodanikuühiskonna ja riigi sidususi kogu aeg saatnud läbi erinevate kõnede tsitaatide, et see on midagi väga sümpaatset. Aga eelmisel aastal Arvamusfestivalil ütles president, õmblusteta ühiskond ei ole raha küsimus, see on õigete asjade küsimus. Selle ma valisin meie tänase paneelvestluse motoks ja sellepärast, et kui me hakkame teemas arutama ja kui tekib küsimus, kes maksab, siis võib-olla mõtleme selle peale ja räägime sellest, kuidas teha õigeid asju. Kusagil räägitakse ka sellest, kui palju ja miski maksab tegevused, kust tuleb raha, aga praegu see ei ole meie hetke teemapüstitus. Aga selleks, et proua president ennast üksikuna ei tunneks, palun Marge. Marge on meie teine tänane panelist ja tema on siis mittetulundusühing Aasukalda maa- ja merepääste komando juhatuse liige, meile kõigile tuntud ja ka foorumi peakorraldaja. Ta ise küll väga ei taha seda omaks võtta, eriti siis, kui väiksed segadused on. Aga tegelikult on ta teinud ära suurepärase töö ja just selline foorumi päev nagu täna on see, millest mina kui esimese foorumi üks korraldajatest olen 17 aastat unistanud, täissaal ja arvamusliidrid. See on peaaegu, et esimene kord, kus meil on selline kaalukas seltskond. Ja üks Marge tsitaat ka, mis tegelikult ütleb väga palju. Ta on öelnud, et meie vabatahtlik päästekomando ei ole loodud selle suunitlusega, et see peab võimalikult palju reageerima. Panustame väga hea meelega ennetustöösse, et ei oleks väljakutseid. Mõtteviis ja tsitaat on pärit paari aasta tagant, kui kõik vabatahtlikud, enamus vabatahtlikke tahtsid tuld tõrjuda, actionit. Marge sai juba siis aru, milles vabatahtlike tegelik väärtus ja võib-olla ka tulevik seisneb. Ja Aasukalda komando on pälvinud ka Lääne-Virumaa sädeorganisatsiooni tiitli, pole ime. Eesti külaliikumine Kodukant on andnud komandole vabatahtliku sõbramärgi ja Marge ise on tunnustatud Eesti priitahtluse edendaja tiitliga ja siseministri poolt saanud kodanikupäeva aumärgi. Marge. Nii, ja läheme edasi kohe. Siseminister Andres Anvelt, palun, sinu koht on järgmine. Andres Anvelt on öelnud, vabatahtlike rolli enda kogukonnas ei saa alahinnata. Need aktiivsed mehed ja naised pole pelgalt turvalisuse eestkõnelejad, vaid tihtilugu ka elu alalhoidjad maapiirkondades. Otse 10. tänasesse teemasse, võib-olla me ei räägi ainult turvalisusest pääste ja ennetuse mõttes, vaid ka elu alalhoidmisest. Siseminister Andres Anvelt. Järgmine panelist, Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, muide. Kui ma hakkaksin Kuno tsitaate vabatahtlike suunal ette tooma, siis me lõpeks paneelis ära enne, kui keegi teine sõna saaks, aga Kunolt muide pärineb üks väga oluline mõte, et turvalisus algab inimesest ja just sellest rohujuure tasandilt, mitte riigist, mitte ministeeriumist, mitte ametist, vaid igast ühest. Turvalisus kerkib altpoolt ülesse. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Nii, nüüd Rait, tule ka sina, hakka juba tulema vaikselt. Rait Killandi, kes on mittetulundusühing Päästeliit nõukogu liige ja Kaberneeme klubi juhatuse liige. Rait muide on päästeasjadega tegelenud täpselt sama kaua, kui meie foorumil on vanust ehk 17 aastat. Ta on seda ise kusagil öelnud, kui see oli ajakirjanduslik eksitus, siis ma muidugi vabandan, aga Google just selle info mulle andis. Palun võta istet ja miks tegelikult Rait täna siin on, peale selle, et ta vabatahtlike üleriigilist vaadet ja ka kogukondlikku vaadet jagab ja tunnetab, on tal üks hästi suur asi äsja valmis saanud. See on igal pool ära märgitud, see on Kaberneeme komando. Kaberneeme komando hoone ja läbi vaeva ja valude, arutluste, taotluste, läbi kukkumiste ja õnnestumiste on Kaberneemes olemas üks uus komando, mis on ehitatud kogukonna päästele sobivaks. Aga minu küsimus täna on see, kas teema, millest me räägime, elanikkonna kaitse, kas selle vajadustele vastavalt see komando on ehitatud. Aga ma veel seda praegu ei küsi. Rait Killandi, Päästeliit ja Kaberneeme klubi.
Ja viimasele vabaks jäänud toolile palun ma Einar Valbaumi, kes on Viru-Nigula vallavanem. Palun, Einar. Äärmiselt kogenud riigiametnik, kes Lääne-Viru maavanemana võttis väga aktiivselt sõna päästekomandode sulgemise teemal ja täna on väga aktiivne vabatahtliku pääste toetaja, kes on ka öelnud, et kõiki rolle vabatahtlikele panna ei saa. Kas tänaseks on mõtteviis muutunud, seda me pärast vaatame. Nii, lugupeetud publik, austatud panelistid ja kõik, kes YouTube'i kanalil meile kaasa elavad. Taavi teeb meile täna ülekannet. Palju meil vaatajaid on? 20. Tuleb juurde päris korralik kogus. Kui teil tekib déjà vu, siis täna ei ole kolmapäev. Mina ei ole Urmas Vaino ja saade ei ole Suud puhtaks. On laupäev, minu nimi on Priit Laos, olen Päästeametist ja meie tänane paneelvestlus ei ole seotud suude puhtaks rääkimisega. Ma palun teil kõigil, kes mõtlevad ja tahavad oma mõtteid väljendada, tänases vestluses osaleda. Me oleme kutsunud väga väärikad inimesed lavale, kes kõik eranditult juhivad võrgustikke, erinevaid võrgustikke. Meie ühise arutelu käigus selgitame välja täna, kas vabatahtlikel vaba tahet jätkub ka kaugemale, kui tegeleda pääste ja ennetusega, kas elanikkonnakaitse on üks võimalik tuleviku suundadest, millega vabatahtlikud päästjad võiksid tegeleda, toetada, koordineerida, kas kogukond, omavalitsus, Päästeamet ja ka üleriigiline Päästeliit on valmis seda vastutust endale võtma, sest tegelikult elanikkonnakaitse on ühiskondlik kokkulepe. See ei ole ka päris nii, et pannakse erinevatele institutsioonidele kohustused ja kohe kõik hakkab tööle. Kõik algab inimesest ja kõik peab olema kokku lepitud. Selleks, et te saaksite sõna, on meil täna Päästeametist Tiina, kes on ka vabatahtlik päästja, kes lippab ringi mikrofoniga ja mikrofon on see märk, mis annab teile võimaluse rääkida. Et palun siis kasutage mikrofoni, osalege aktiivselt diskussioonis ja unustage piirid institutsioonide ja teie vabatahtlike vahel, aga ärge unustage väärikust ja viisakust. See on ainuke reegel tänaseks. Ülejäänud läheb juba iseenesest. Nüüd võib-olla teeme siis algust, tutvustused on tehtud ja et mitte ülemäära pikaks sissejuhatust venitada, siis 3 inimest paneelist äsja just tulid metsatulekahjult, patt oleks sellest mitte rääkida. Sest et küsimus on, kas tegemist on hädaolukorraga või tegemist on pelgalt tulekahjuga, sest seda me ikka teeme, päästjad, kustutame, päästame, aga mingil hetkel võib-olla päästesündmuse piir saab ületatud ja kas see hetk, kui me kutsusime appi vabatahtlikke, kes ei ole päästjad, kas see hetk näitab, et tegemist on hädaolukorraga? Ma annaksin kõigepealt sõna Kuno Tammearule, Päästeameti peadirektorile lühikeseks kommentaariks, mida ta metsas nägi ja milline võib olla täna päästevõimekus. Milliseks on päästevõimekus kujunenud nii metsas kui ka väljapool? Ole hea, Kuno. Tõesti väga tore siin olla koos kõigiga, et ma mitte ei käinud nüüd ainult täna metsas, vaid käisin ka eile ja käisin üks päev veel. Ja eks ma seal elu jooksul olen ikkagi palju sattunud nii metsa või linna need erinevad sündmusi nägema. Mis minul see tunne on, et ühelt poolt on see, et kui vaadata inimeste poolt, on tõesti väga hea, et väga palju vabatahtlikke on kohal, tullakse aitama, tegutsema ja on siis vabatahtlikud päästjad, on ka päris vabatahtlikud ja me oskame täna neid inimesi, neid vabatahtlikke palju paremini sinna süsteemi integreerida selle sündmuskohas. Ja see on minust väga mõnus, et mõeldakse ikka väga hästi läbi toidlustused, kõik muud asjad. Ja mis muidugi veel silma hakkab, et ikkagi pääste vabatahtlik on eelkõige oodatud, sellepärast et kutseliste jaoks on nad ikka professionaalid.
et teavad ja tunnevad asja ja nende peale saab täitsa kindel olla, et võib-olla saab päris vabatahtlikult peab rohkem jälgima ja vaatama, et midagi juhtuks. Et see on väga hea. Loomulikult me oleme palju paremaks saanud tehnika osas, ja ka selles osas, et kuidas me seda sündmust juhime, et me teame, kus kohal midagi toimub. Palju parem, kui kunagi see oli võib-olla 2006. aastal, kus olid suured metsatulekahjud. Et me oleme ise palju õppinud ja Euroopa Liidu abiga oleme palju vahendit juurde ostnud. Ja ka kindlasti on asju, mille peal peame tulevikus veel mõtlema. Ja mõni asi, mis jäi silma, on see, et viimane suure metsatulekahju oli 2010. Et vahepeal on ka mingid asjad meelest ära läinud. Tuleb uuesti jälle meelde tuletada. Kas sa oled oma meeste tegevusega rahul proua presidendi ja härra siseministri silme all toimunud? No, kas ma nende kõikide meeste ja naistega rahul olen? Loomulikult ma olen väga rahul, sellepärast, et me täna ikkagi suudame seda perimeetrit seal hoida ja see töö on raske, sellepärast, et tõesti ma olen väga palju metsatulekahjudel käinud ja see mets on väga raske kustutamise koht. Seal on väga keeruline ja ühesõnaga väga intensiivset tööd nõudev. Et minu meelest tehakse väga tublit ja väga head tööd, et müts maha väga hea. Nii, härra minister, sinu kommentaar ja arvamus päästevõimekusele ja sellele, mis sa täna metsas nägid? Mis ma täna metsas nägin? Ma nägin täna metsas väga palju entusiasmi täis inimesi, nii neid, kes olid päästevormis, neid, kes olid siis teatud määral kombineeritud päästevormis ehk vabatahtlikud. Nägin head tehnikat, seda oli väga hea meel vaadata ja ma saan aru, et selle üle saab ka uhkust tunda, et 3 kilomeetrit lähima jõeni pole mingi probleem, vesi tuleb peale. Nägin seda, et staap oli korraldatud, ütleme niimoodi nagu filmis. Kõik seisis oma õige koha peal ja mida ma veel nägin ja mis tekitas sellist väga suurt uudistamist kõigile nendele inimestele, kes sinna tulid, täna oli seal inimesi natuke rohkem, oli tank. Hüüru, just vabatahtlike tank. See oli selline... Siin eksida ei tohi, sellepärast, et masinad on väga, eritehnik on meil väga kindlalt. Jaa, ma nüüd palun kohe vabandust, et selles mõttes kõrvalt sõitis mööda hüüruga mass, sellepärast mul jäi siis ilmu. Õige. Nii et kõike seda vaadates ma võin öelda, et meil on olemas Eesti riigis tugev päästevõimekus. Ja ma alati rõhutan ühte asja, ma arvan, et ka siin auditooriumil on see iseenesest teada, aga ma ütlen ka ajakirjanikele alati, kusjuures mõningad ajakirjanikud küsivad väga imelikke küsimusi. Näiteks üks ajakirjanik ERR-ist nime nimeta küsis, aga palju vabatahtlikud palka saavad? Mis ma seletasin pikalt, aga miks nad siis lähevad, kui nad palka ei saa? Seletasin jälle pikalt, siis ma ütlesin, et äkki saadate teise reporteri. Aga üldiselt, mis ma tahan öelda, on see alati, et inimesed ju, ja teie kõik, te ju ei tule selle pärast kokku. Te ju ei lähe selle pärast vabatahtlikuks, ükskõik, kas me räägime politseinikest, päästjatest, Kaitseliidust. Me ei tee ju seda selle pärast, et riik on kehvakene ja riik ei saa hakkama. Me teeme selle pärast, et see ongi meie riik. Ja see on meie sisemine, kuidas ma ütlen, siis kutsung seda teha. Ja see ongi võimekus. Ja see päästevõimekus ongi kõik koos. Sest ma kujutan ette tegelikult, et me ju hädapärast saaksime selle metsa ju teha ka niimoodi ära kustutada üle kogu Eesti, tõmmata päästevõimekus sinna peale, elukutseline, saaks hakkama, eks ju. Aga meil on olemas head abilised, kes on tiimiliikmed. Ja kui inimesed ise tahavad tulla, siis tere tulemast. Nii et ma arvan, et meil on väga hea päästevõimekus. Jah, Oreli poiss laulab ka, et me ei laula raha pärast, aga ma arvan, et see on iroonia. Tegelikult ega siis motivatsioon võib-olla ei olegi nii tähtis kui see, et seda tehakse, sest ega me ju ei tea, mis teid kõiki motiveerib. Aga proua president, kas sinu jaoks oli see esimene selline kogemus näha päästet ja põlenud ja põlevat metsa
ja mis mulje või mis emotsiooni see sinust tekitas? No ikka ei olnud esimene kord näha põlevat metsa, aga see emotsioon, mis mul tekkis, oli just nimelt ka see, et kui me mõtleme tagasi kas või 20 aastat, siis metsatulekahju tähendas seda, et kui seal oli vabatahtlikke, siis nad tagusid kuuseokstega seda piiri, eks ole, ja vett tuli tuua kusagilt kaugelt, kui seda üldse kuskilt oli, et pilt on ikka tundmatuseni muutunud. Siin spetsialistid ütlesid, et tehnika on meil väga hea, kui asi puudutab nüüd maa pealt päästmist õhust, saame siis partnerite käest juurde, kui on vaja. Aga igaüks, kes on kokku puutunud kriisi reguleerimisega, tunneb ära hästi reguleeritud ja korraldatud kriisijuhtimise võrreldes sellega, mis seda ei ole, ja see on rahu. See on see, et pealt näha tavalisele silmale vaadates mitte midagi ei toimu. Staabis on rahulik, inimestel on aega anda ülevaateid, metsas samamoodi igaüks seisab ja teeb seda, mida tema peab tegema. Ja see on tihtipeale ka esimestele vabatahtlikele selline huvitav kogemus, et kui nad esimest korda tulevad, siis sa mõtled, et käib ju mingi tegevus, action, põnev on, eks ju, toimub midagi kogu aeg. Ja tegelikult ka nemad seisavad päris palju rahulikult voolid käes ja kastavad seda sama 10 ruutmeetrit. Et tegemist oli kindlasti hästi korraldatud kriisiga ja siin päris alguses oli küsimus, et kas hädaolukord on või ei ole. Muidugi ei ole, kui ei ole välja kuulutatud. Et seal toimub täiesti hästi korraldatud töö. Mulle väga meeldib see mõte alati, et mida rohkem inimesi teeb keerulises olukorras lihtsalt rahulikult oma tööd, mida nad on harjunud tegema ja harjutanud tegema ükskõik kas vabatahtliku tööna või siis ametitööna, seda parem. Kangelasi tuleb alati ja on alati vaja, aga olulisem on alati see, et hästi paljud inimesed teevad seda, mida nad on harjutanud ja proovinud. Ja see on minu suur palve ka kõikidele kohalikele omavalitsustele, et harjutage neid olukordi läbi. Igas omavalitsuses võib tekkida keeruline olukord, mida teil on vaja korraldada ja juhtida. Ja ilma harjutamata ei ole me mitte keegi sellisteks asjadeks valmis. See on väga tähtis. Aga mis puudutab vabatahtlike tasustamist, siis sina, Andres, ütlesid ükskord, et sa ühel oma välismaa kolleegile ütlesid, et sa maksad neile 1,3 miljonit ja siis kolleeg ütles, selge, ja siis sa täiendasid, et 1,3 miljonit tänu. Kõik Eesti inimesed kindlasti on meie vabatahtlikele tänulikud. Aitäh veel kord vabatahtlikele. Nii, aitäh ja lihtsalt selline fakt juurde, et tegelikult ju Vikipalu tulekahju algas 10. juunil. Me oleme seal juba päris pikka aega võidelnud ja tõesti, kas on tüdimuse märk või siis on märk sellest, et kõik tõesti sujub nii, nagu me tahame. Aga kui oli omavalitsusest juttu, siis täna hommikul Lammasmäelt siiapoole sõites vaatasin, üle Lammasmäe suitsulipp tuleb. Päris hirm hakkas, et mets põleb. Kohalikud ütlesid, et seal on turbaraba, mis tähendab seda, et turbarabast tehakse praegu tööd. See on omamoodi ohtlik, aga tegemist oli turbatolmuga. Ja siit on hea küsimus vallavanemale, et kas sina ja Viru-Nigula vald on selliseks asjaks valmis, nagu praegu toimub Harjumaal Anija vallas ja Vikipalus? Loomulikult on valmis. Meil on nii head vabatahtlikud ja riiklik komando, et meil on kõik koostöö toimib. Meil ei saagi teisiti olla. Aga olete mõelnud selle peale, et selline asi võib juhtuda ka siin? Elus võib kõike juhtuda, aga ega siis kogu aeg ei saa selles mõttes elada. Tuleb lihtsalt olla, et ei juhtu ja me oleme valmis nii, et läheb teistpidi. Nüüd küsikski kohe Marge käest, et kui saaks mikrofoni libistada Margele, et mis sinu selts sellest arvab, sellest valmisolekust ja vajadusest või reageerimisest, kui seda vaja on? Jah, Aasukalda. Aasukalda seisukohast. Aasukalda seisukoht on see, et kriisid kriisideks reageerime me ju suuresti ikkagi ida poole peale. Kiviõli, püssi, viimane oli Lüganuse. Meie kõige suurem mure on see, et kui meil siin endal oma kodus midagi juhtub ja kui meid ei ole, et see on meie jaoks nagu siuke reageerimise poole pealt. Kriisi, kui on suuremad põlengud või midagi, et kui operatiivkorrapidaja helistab, üks mu lemmik näited on see, et operatiivkorrapidaja helistas hilisõhtul 23.40, tegin oma koolitöid just parajasti ja küsis, et kuule Aasukalda, mitu vabatahtlikud sa mulle Kuningakülla saata saad?
Ma küsin, et mis ajaks sa tahad teada? 12-ks saime 6 inimest 20 minutiga enne südaööd. Need on vabatahtlikud päästjad. Kui kutsusin ühte koostööpartnerit, tahtsin meie tänasel ohutuspäevale, et ta võtaks sellest osa, siis ta ütles, et ta sai liiga lühikese etteteatamise aja, et ma oleks pidanud seda tegema eelmine aasta. Tegemist on ka ühe päästekomandoga ja vabatahtlikuga. Et ma vist läksin nüüd natuke asjast mööda, ei läinud. Meie jaoks on kõik on asjaga seotud. On kena. Või seome käigu pealt. Et kui mul läheb ära natukene, et siis sa kutsu mind korrale, palun. Et selles suhtes on jah, et meie jaoks on vabatahtliku komandona ikkagi kogukond esmane prioriteet. Tõenäoliselt oleme me vallale natuke nagu okas tagumikus ka, et kuna ma olen siuke sotsiaalse taustaga inimene, et siis neid elu hammasratta vahele jäänud inimesi, et ma kipun ka neid sealt üles udjama ja vahest käin omavalitsusele leebelt närvidele, leebelt. Ja tegelikult katsume ka oma jõududega neid olukordasid ennetada, kus suur pere kogukonna survel või siukesel hukkamõistul, et see kogu perekond ikkagi, nii lapsed kui vanemad, saada sellest teadmatusest või mis iganes august välja, et need lapsed tuleksid ka inimeste sekka ja lõigata läbi see vaesus genereerib vaesust, situatsioon joodikulapsest saab joodikulaps. Et meil on nagu pääste kõrvalt on kuidagi hästi-hästi laiali vajunud see reageerimine. Et aitäh. Väga hea. Ma küsin su käest veel sellise kiire küsimuse, et kui sina lähed oma mees ja naiskonnaga metsa, siis kui kauaks te sinna jääda saate? Millal teid hakatakse tahtma tööle, koju, tagasi? Väga hea küsimus. Mõtlesin kogu aeg, et kas mul tuleb see võimalus, et kus ma saan näiteks Viru-Nigula saeveskit, tõeline tootmisettevõtte, kes täpselt selle sama Kuningaküla põlenguga, mis siin paar suve tagasi oli, eks ju, Kuningaküla 2016. Jah. Kui ettevõtja korraldas oma tootmistöö, mis oli vahetustega töö, korraldas ümber, et tema töötaja, meie komando liige saaks rahulikult päev otsa metsas kustutada. Müts maha. Ettevõtjatel on väga palju selles võimalus ära teha, et nende esiteks juba see, et tema ettevõttes töötab vabatahtlik, kes oskab reageerida. Jälle see sama Viru-Nigula saeveski. Meie esimene reageerimine üldse 2014. 3. juuni. Meie esimene väljakutse Viru-Nigula saeveski katlamaja põleng. Kui meie armastame öelda, Kunda kutselisi praegu ei ole, aga meil on siukene väike lause, et kui Kunda kutselised kohale jõudsid, keris Aasukalda voolikuid kokku. No päris niimoodi ikka ei olnud, aga tuli oli maas ja tegelikult just tänu sellele, et meie vabatahtlik, kes sellel hetkel oli läbinud alles esimese astme koolituse, suutis suurepäraselt liinid maha panna, vee peale need kutselised tulid ja avasid seina. Siis jõudsime meie volliga kohale ja veeresime sealt autost välja. Meil oli täielik adrenaliinilaks, aga poiss oli meil kõik asjad korralikult ja korrektselt ära organiseerinud. Siis tahtsin mingi hea näite. Mis sa küsisid? Priit? Tänan, kuigi sa ei tea, mis ma küsisin, aga mina sain vastuse. Nii sa said juba vastuse, jah. Et ettevõtjad on olulised ja tuli veel väga hea näide. Kundas Estonia Cell. Üks väga hea ettevõtja, üks meie suuri toetajaid. Nüüd meie noormees töötab seal, oli jahutuskorstende põleng, 3. aste, päästjad kõik tead, mis 3. aste on. Ja meie noormees oli taaskord see, kes teise töökaaslase sappa haaras ja esimesena selle tule maha võtsid.
et ettevõtjatel tasub alati tunnustada ja väärtustada töötajaid, kes on neil aktiivsed vabatahtlikud. Et Einar siit annab kindlasti info edasi ja kostab ka teistele ettevõtjatele meie vabatahtlike poolt. Need on inimesed, keda tasub väärtustada. Ja aitäh, et mul on alati olnud selline arvamus, et ega sellest tulekahjude kustutamisest elanikkonna kaitsesse minna, see on päris raske, see võib olla pikk protsess ja juba seda näitab ära teema. Tulekahjud on ikka need, mis huvitavad ja päästetöö selles otseses ja kuumas mõttes. Aga Rait ei ole sõna saanud, et sul on nüüd selline komandohoone, kus sa ei tahakski välja sõita. Et kas see ka kuidagi mõjutab nüüd teie tegevust, tahaks seal olla? Aga kuidas te olete valmis metsatulekahjudeks ja kas on ka juba käimist Kaberneemel? Ja. Uuest hoonest oleme ikka välja sõitnud ka. Ei ole see selle jaoks mõeldud, et seal istuda. Vastupidi, me pigem oleme jälginud seda, et trend tegelikult ju, nagu täna mitu korda on räägitud, on selles suunas, et neid nii-öelda tavatulekahjusid, neid sündmusi on vähem ja vähem pidevalt. Veel kord kinnitan, et paljuski on tõesti see ennetustöö ikkagi väga-väga oluline olnud ja jälle see sama vana näide, et kuidas Kaberneemes vähenesid tulekahjud, et kui nägime kulupõletamist, siis üks meie pikem meeskonnaliige läks, kas ta Võmmu kuklasse andis, aga ütles midagi. Pärast seda vähenesid maastikupõlengud meie kandis vähemalt. Ehk siis ennetustöö on tõsine asi, tuleb teha. Ennetust tehakse boksisaalides ka, eks ole? Jah, nii hulluks asi läinud. Aga need tulekahjud, millest me täna räägime, ehk siis need maastikupõlengud ja metsapõlengud, nende osas oleme tõesti palju paremini varustunud viimase aja jooksul, ehk siis meie tehnika on selliseks muudetud, mis on võimeline sõitma ka kõige halvemal maastikul. Ja mis seal salata selle Vikipalu alguse päevaga, samal päeval me olime tegelikult teise metsatulekahjul ja mõlema selle oma masinaga väljas. Aga kui me räägime nüüd uuesti sellest depoos, siis selle depoo mõte oli alguses loomulikult see, et me saaksime üldse aastaringi valvama hakata. Autosid me ju siiamaani ei saanud kuskil hoida, need läksid talveks teise kohta, teise valda, hoopis garaaži, sooja, et üldse ellu jääks. Ja täna meil see võimekus on, aga see depoo ehitused, selline natuke laiem tagamõte oli ammu enne seda, kui me siin tänast teemat hakkasime arutama. Ja ta väga praktiline asi, ehk siis mis iganes seal külas juhtus, lõppes kohalik veevärgi elekter ja vett ei tulnud või oli elekter otsas, siis külaelanikud tulidki meie juurde, tulevadki meie ukse taha, küsivad, et Rait, kuule, et mul on niisugune mure, et uuri välja vähemalt, et millal elekter tagasi tuleb. Ja mis seal salata, ei ole ju see minu jaoks keeruline ega meeste jaoks keeruline. Ehk siis see tundmus, et tegelikult sellises keerulises olukorras hakatakse meie käest abi küsima, on juba meil, ma arvan, et üks 5-6 aastat olnud. Ja umbes 5 aastat tagasi, kui Väänamehed, Margus Vetsa ja siis ka Igor Volke tulid selle jutuga, et kuule, arutame natuke elanikkonna kaitse temaatikat Päästeliitu, siis see oli minu jaoks selline nagu vau, et tegelikult see on teema, millest peaks lähiaegadel hakkama arutama ja väga hea, et me täna oleme siin ja sellest räägime. Nii et see päästehoone, kui ta nüüd teine etapp valmis saab, hea uudis on see, et me saime kinnituse, et teise etapi rahastus ka Liidrist tuleb meile taha, nii et saame ka varsti me ei laula raha pärast. Ja me ei räägi sellest üldse, aga et kui teine etapp valmis saab, siis see tähendab seda, et meil ongi elanikkonna kaitseks tegelikult valmidus selleks, et ladustada sinna toitu, tekke, joogivett. Me oleme ka sellele tähelepanu pööranud, et meie autodes on täna juba ainult värske vesi, kui me koju tuleme, võtame hydrandist vee, mitte ei võta enam kuskilt lähimast jõest. Ehk seda, et meil on tegelikult depoos 11,5 tonni vett, puhast vett, meil on kenekad, meil on valmisolek. Ma tahan öelda, et me oleme vaikselt sammunud selles suunas, et klassikalist tulekustutamist jääb vähemaks, ennetustöö on meil tubli, järgmine samm saabki olema elanikkonna kaitse. Nii, aitäh ja vahepeal vaatan Taavi poole, et Taavi, palju meil vaatajaid on? Tuleb juurde, järelikult on olnud huvitav teema, aga me suudame ka paremini. Selleks viimase digiuuringu järgi on 1 miljon eestlast või eestimaalast kasutab interneti surfamiseks mobiili. Võtke nüüd teie enda omad ka välja, kui teil on nutitelefonid ja minge internetti, kirjutage sli.to, pange sündmuse kood V
397, esitage oma küsimus, sest muud võimalust teil praegu küsida ei ole. Et me võtame siit populaarsemad küsimused välja, ühtlasi kui teil pole küsida, siis hääletage kellegi teise küsimuse poolt. Ja need küsimused me siin kommentaarideks ka arvamusliidritele esitame. Aga metsatulekahjudega nii siin, kui ka loodetavasti Vikipalus paneme teema praegu lukku. Ja läheme teise teema juurde. Teine teema on seotud elanikkonnakaitse ja tegelikult päästevõrgustiku ülesannete laiendamisega. Meil on jäänud selline mulje, et meie vabatahtlikud päästjad ja kutselised päästjad on täna valmis panustama inimeste turvalisuse jaoks natuke rohkem. Kas see on võimalik? Kas me oleme ise valmis seda tegema? Kas kogukonnad on valmis, kas omavalitsused on valmis toetama ja kas kokkuvõttes riik siin siis ametid, ministeeriumid on valmis selleks, et vabatahtlikud päästjad ja kutselised ka elanikkonnakaitse teemadesse senisest jõulisemalt sisenevad. Eelmisel aastal valmis elanikkonnakaitse rakkerühma raport ehk siis elanikkonnakaitse kontseptsioon. Tegemist on muidugi poliitikadokumendiga, mis on meie vaatenurgast üsna selline harukordne, sellist asja varem ei ole olnud ja pealekauba seal sees on kirjeldatud päris palju probleeme ja antud ka mõned lahendused, aga ometi see kogukonna tasandile nii hästi ei ulatu. Küsimus on selles, et mida me nüüd edasi teeme. Kas elanikkonnakaitse võiks päästevõimekuse juurde ilmuda? Päästeennetus, elanikkonnakaitse. Kas vabatahtlikud on selleks valmis? Kas vaba tahe ulatub sinnamaani? Ja kas meie riik täna on selleks valmis, et kogukondasid ja inimesi toetada? Ja rakkerühma tegelik ülesanne oli koostada kontseptsioon lisaks elanikkonnakaitse kommunikatsioonistrateegia. Olen neid dokumente lugenud, et jah, poliitikadokumendid üsna keerulised, aga see, et Vabariigi Valitsus on otsustanud teema lauda tõsta, on minu meelest üks hästi suur töövõit. Ja ma võib-olla küsin kõigepealt Kuno käest, et Päästeamet on täna siin-seal rääkinud sellest, et Päästeameti kasutuses on 2 võrgustikku või siis ütleme, me mõjutame 2 võrgustikku, kutseliste komandode võrgustik ja vabatahtlike oma. Ja see on üks ja sama tegelikult, eks ole, tegevuste mõttes. Me väga palju täna enam vahet ei tee, kõik on üks päästesüsteem. Kas päästesüsteemi elanikkonnakaitse tegevustesse rakendamine tähendab väga suuri muutusi, sealhulgas ka investeeringuid ja mõtteviiside muutusi? Mina ikkagi eelkõige arvan, et kui tahad mingit muutust teha, siis peaks muutust algama iseendast ja iseennast hakkama muutma. Et kõigepealt tulebki aru saada, et mis see probleem on ja kuidas seda probleemi lahendada. Kui me räägime ju elanikkonnakaitsest, siis me räägime ju sellest, et iga inimene oleks ise valmis. Selleks olukorraks, kui millegipärast ei ole vett, ei ole elektrit, ei ole sidet, et kuidas siis saada hakkama. Ja selle asja see mõte on ju see, et kui iga inimene saab ise võimalikult kaua hakkama, siis ta ei vaja täiendavat abi ja vajadust. Ja riik raskes situatsioonis ja olukorras või kohalik omavalitsus saab fokusseerida just selle ohu tõrjumisele, mis seda riiki või kohaliku omavalitsus sellel hetkel siis häfardab. Et see on see kogu see asja point. Ja see elanikkonnakaitsega tähendab seda, et eelkõige, et inimesed ise oleks valmis, oma pered, lähedased oleksid valmis, kogukonnad oleksid valmis ja kohalikud omavalitsused oleksid valmis. On teatavaid asju, mida inimene ise ei saa võib-olla nii hästi luua seda valmisolekut, näiteks joogivesi ja edasi kuskil linnas alevikus. Et mina arvan, kindlasti päästevõrgustik saab olla siin abiks selleks, et anda nõu, kõigepealt anda teada, et selline vajadus on. Anda nõu, anda toetust ja kui on see olukord käes, siis olla oma selle võrgustikuga, nagu ka siin Rait ütles, et andagi inimestele infot, nagu me ise ütleme, see on vist kerksuskeskus või selline asi võiks tekkida.
Ja teistpidi ka, kui ülevalt poolt tuleb infot, seda on allapool inimestele ja alt ka üles, et see on palju võimalusi. Et meie saame ühiskonnaga, mida ka eelnevalt president ütles, et mida tugevamini me oleme ise valmis, mida rohkem me oleme sidustatud oma vahel, seda keerulisem on meid murda. Nii aitäh ja annakski mikrofoni edasi proua presidendile ja ma tean täiesti kindlalt, et elanikkonnakaitse rakkerühma juht käis päris mitu korda Kadriorus töö käigust ja tulemustest nii-öelda aru andmas. See tähendab seda, et ka presidendi jaoks on teema oluline. Ma nüüd võib-olla küsiksingi sellist kommentaari, et nende tulemuste ja kogu selle protsessi taustal, et kas sellest kontseptsioonist võiks ka välja kasvada kogukonna jaoks midagi sellist, mida me saame ära teha, sest kontseptsioon on ikkagi ainult selline suurte ideede ja põhisuundade kogum, aga kes nende tegevuste eest peaks vastutama riigis? Eks meil on siin kogu rida allapoole olemas, eks ole, mina, siis Andres, siis on kohaliku omavalitsuse esindaja, Päästeametil on oma roll, lõpuks on rohujuure tasand, eks ole siin. Et täpselt nii ongi, et elanikkonnakaitse muidugi on laiem teema, kui siin täna nagu esindatud on, et elanikkonnakaitsele ka vastavalt sellele kontseptsioonile peavad mõtlema tegelikult kõik inimesed. Et absoluutselt igaüks peab mõtlema ja ma arvan, et selle dokumendi suurim väärtus ongi see, et kui keegi nüüd tõesti võtab kätte ja hakkab lugema, mis on need olulised asjad, millele tähelepanu pöörata, kui mingisugune kriis toimub, et ta hakkabki mõtlema, et kus mul see lähim allikas on või kui mul saab kütus otsa ja ma ei saa sinna allikale enam sõita. Et kõik need tegevused tegelikult on hästi olulised. Aga minu meelest ei saa öelda, et Siseministeerium või Päästeamet ja ka Päästeliit teevad meile selle elanikkonna kaitse ära. Ei saa, see on palju laiem seltskond, kes peab tegelema. Ja mõistlik ilmselt oleks, kui meil oleks, nii nagu meil on riigi IT-tegevuste koordineerimiseks ikkagi, me kõik teame, et meil on majandusministeeriumis on olemas nagu CTO või peatehniline ohvitser, eks ole, asekantsleri ülesannetes, et kindlasti on vaja kedagi, kes jälgib, et see kontseptsioon ei muutuks üheks nendest, ma ei tea, palju meil neid strateegiaid on, mida inimesed teavad, et on, eks ole, need üldse ei edene. Et mingisugune koordineeriv üksus on kindlasti vajalik selleks, ma ei tea, kus see peab asuma, ausalt öeldes ei olegi oluline, on oluline, et oleks keegi, kes jälgib selle kontseptsiooni elluviimist, rahastamist saab muidugi tagada, eks ole, ainult valitsus ja Riigikogu, aga keegi, kes hoiaks seda nagu informatsiooni meie kõigi silme ees, mis on need vajadused, rahast sai lubanud rääkida, aga päris ilma see kõik ka ikkagi juhtuma ei hakka. Ja siis jõuame me kohaliku omavalitsuseni. Kohalikul omavalitsusel, nüüd eriti pärast haldusreformi, kui need üksused on ka suuremad ja maavalitsust ei olegi, on roll, mida ma olen ka näinud, et võib-olla kõik ei ole selle peale veel mõelnud, et sotsiaalteemade peale on rohkem mõeldud, haridusteemade peale on rohkem mõeldud, aga selle elanikkonna kaitse peale ei ole mõeldud ja mul on väga hea meel siin me kuulsime, et on vald, kus ollakse valmis. Et ma loodan, et see väide, et on valmis, see tähendab tõesti seda, et poliitiline tasand on harjutanud, on istunud maas, võtnud stsenaariumi, vaadanud, mismoodi see siis kriis kulgema hakkab, on aru saanud sellest ja mõelnud läbi, et mul on rahvas, eks ole, kusagil põllul midagi tegemas, nende lapsed tuleb mul korjata lasteaeda või koolihoonesse, tagada seal toitlustamine, et kõik need asjad on läbi mängitud ja läbi harjutatud. Minu jaoks on see elanikkonna kaitse ühelt poolt varustus, süsteemid, inimesed, kes teevad oma tööna seda ja teiselt poolt meie kõik, kes on läbi mõelnud lihtsalt selle, et kuidas mina kaasun kriisi korral tulenevalt sellest, kes ma olen, kas kodanikuna või siis oma ametiposti järgi. Ja kui meil õnnestub see viia nagu rahvani, et see muutub meil selliseks üldiseks ühiseks arutelu teemaks, siis on see kontseptsioon õnnestunud. Muidu saab temast üks selline dokument nagu paljudest strateegiatest dokumentide surnuaial on saanud. Ma loodan, et seda ei juhtu ja meie kõik siin oleme ilmselt valmis tegema tööd. Aga Rait rääkis sellest, kuidas neil on seal puhas vesi ja toiduvarud hakkavad olema. Ja ega siin ei ole midagi uut siin päikese all, et linnuse kontseptsiooni tundsid vanad eestlased juba ammu, et nii ongi. Et võtame vanad head asjad jälle taas kasutusse. Aga ma hea meelega siis annaksingi sõna härra vallavanemale, et natukene võib-olla
sellist kohaliku omavalitsuse tasandi mõtet just elanikkonnakaitse ja hädaolukordadeks valmisoleku teemal, et kuidas sina näed valla tänast positsiooni selles ja võib-olla ka tulevasi tegevusi, arvestades seda, et tegelikult omavalitsus ju mõnes mõttes on inimesele kõige lähem institutsioon, tegelikult igas mõttes. Noh, eks see tuleb ju kõik tegelikult välja, aga niisugune tänagi oli näide, et Kundas põles 3 päeva tagasi üks maja ja korter ja inimene alles täna helistas mulle, küsis, et päästjad läksid küll ära, kustusid tule ära, aga ma olen 3 päeva siin istunud, mis ma edasi tegema pean. Noh, see ongi nii, et tegelikult pead seda, kui see asi on juhtunud, et siis peaks olema kohe ka keegi kohal, kes inimese aitaks sellest šokist välja tuua, et ta ei oska ise võib-olla midagi teha, aga kellegi pole pöörduda, eks ole, sellest läks nüüd 3 päeva. Ja et eks ma sellepärast läksingi hommikul teie ürituselt siit ära, et see samal ajal tuli mulle see kõne. Nii et noh, nii ta on, et eks ikka leitakse üles need, kes aitavad, kes teevad, kes on olemas, eks ole, et nii nagu on Kabernemes on päästekomando, kes on olemas. Meil on siin Vallamaja, Viru-Nigulas on samuti vabatahtlikke, kelle poole alati pöördutakse, ma tean, et on seal olemas. Eks nüüd selle ühinemisega meil ongi, et Aseri tuli nagu juurde, läksime ida poole laiali, et sealpool on nagu see veel nõrgem, ma tunnetan, et sealpool ei ole nagu päris sellist ühiskonda olemas, kelle poole saaks inimene pöörduda, kui mure on. Aga küll ta tuleb vähelaaval. Eks me ise õpetame oma rahvast ja kõigepealt peab need ühinemismured ära saama, et ega tegelikult see on päris õrn praegu see jää. Et kõik on kuidagi dressis peale neid ühinemisi, kes jääb ja kes on. Aga see võtab kõik aega ja küll me hakkama saame, tähendab, kõige tähtsam ongi usk ja kõige tähtsam on, me ise tahame teha seda ja me inimesed tahavad teha. Ega siis vabatahtlikkus ei ole see, et keegi sunnib või nagu sa ütlesid, ärme rahast räägi, et paneme sinna paki raha, eks ole, ega see ei hakka toimima, kui seal ei ole inimest, kes seda tahab vedada. Ega kui sa samas vaatad ka koolides siin, et täpselt toimivad need spordiringid, kelle lapse vanemad tahavad, et laps tegeleb sellega, on ta kergejõustik, on ta laskesport, täpselt sama on need tuletõrjeringid või. Et kui on inimene, kes seda veab, siis lapsed lähevad sinna, seal huvitav on olla, nii et eks me peame rohujuure tasandil seda pihta hakkama, ega meil pääsu ei ole. Aitäh, et ma ütlesingi just nimelt, et ärme rahast räägi sellepärast, et ikkagi tuleks ka mõni arvamus välja, et raha siiski on teatud tegevusteks vaja ja võib-olla see on üks mõte, mis on ikkagi oluline, aga mitte hetkel. Kerksuskeskus. See tähendab kohta, kus inimesed saavad nagu tänast Mati Raidma ja Jako Verniku töötuba vaadates, kus nad saavad infot, abi ja nõu kogukonna maja. Kerksus, paar aastat tagasi see sõna välja mõeldi ja tähendab vastupanuvõimet või teine variant oli sitkus, aga kerksus tundus olevat parem. Igas kogukonnas võiks olla oma kerksuskeskus, kuhu inimesed pöörduvad, kui neil on raske. Kas see on vabatahtlike hoone, kutseliste hoone või külamaja, väga palju vahet ei ole. Kas Kaberneeme komando hoone on täna kerksuskeskus? Päris ausalt ütlen, et hoolimata oma väikesest filoloogi taustast ma seda sõna siiski polnud tänaseni veel kuulnud, nii et nad kindlasti ei ole. Aga see on ainult filoloogilisest aspektist, et ma pigem arvan, et me oleme sellised, kui seda nimetada nüüd sitkuskeskuseks või vastupidavuskeskuseks, siis me juba natuke selles suunas oleme liikunud ja mõelnud. Veel kord, et mehed, kes meil täna ju komandos on, nad ju oma olemuselt, nad elavadki selle mõttega, et nad ju aitavad kedagi kogu aeg. Kutselised on ju kindlasti, paljud kutselistest mõtlevad samamoodi iga päev 24/7. Mõned neist võib-olla lihtsalt on nii-öelda palgal ja teevad tööd ja ei mõtle nii. Vabatahtlike puhul ei ole võimalust, et me jagame kuidagi oma mõtteid, et me oleme alati 24/7 valves, kuigi me võib-olla vahest ei ole päris operatiivvalves. Et selles mõttes me oleme alati valmis aitama. Muuseas ei taha nagu kekkama hakata, aga näiteks täna hommikul siia sõites oli tee peal juhtunud õnnetus, liiklusõnnetus, mootorratas oli auto all, mootorrattur kannatada saanud, hoolimata sellest, et mul olid siin sõbrad, kolleegid, sina ootamas, proua president, ma pidasin kinni, tirisin oma jope selga ja aitasin seni, kuni tuli pääste ja kiirabi ja politsei kohale, aitasin neid natuke seal seda korraldada, et veel kord, et see on meil sisse ehitatud, me mõtleme nii ja seepärast ma võin sulle öelda, et jah, see vastupidamiskeskus, meie soov aidata, meie kaaskondseid, meie seda
ümbritsevat seltskonda inimesi on meil sisse kodeeritud ja jah, me oleme täna selleks vähemalt valmis. Ja aitäh, et me oleme kõik ju päästjad ja selline mõte nagu pääste tuleb, see on absoluutne. Helistate 112 või koputate ukse taga, kui on häda, pääste tuleb. Aga kas ka see paradigma muutus või teine paradigma, et pääste on see koht, kuhu tulla, see on midagi, mille ellu äratamist võiks kaaluda. Kas on selle teema kohta auditooriumist kommentaare? Kerksuskeskus ja vabatahtlike päästjate roll selle hoidmisel? Tauno, loomulikult. Tauno Suurkivi Päästeametist. Kerksuskeskused on toredad asjad, aga tahtsin seda küsida ka veel, et me võime neid ju rajada ja kõike teha ja ma ei oska isegi öelda, et kuhu ma selle praegu suunan seal täpselt, eks ma vaatan. Aga kust inimene teab, et see on see kerksuskeskus? Kust saab inimene selle sisse tallatud raja sellesse kohta? Sest ilmselge on see, et inimene kriisis otsib abi sealt, kus ta on harjunud seda saama. Kui me loome abiandmiskohaks mingi teistsuguse koha, kust inimene pole tavaolukorras harjunud abi saama, siis see asi ei hakka mitte kunagi tööle. Ehk siis, et võti on minu jaoks nende kerksuskeskustega see, et kuidas need kerksuskeskused ei oleks ainult kerksuskeskused kriisis, vaid need oleks kohad, kus inimene on harjunud saama, need oleks kohad, kus inimene ka muul ajal käib abi saamas ja siit ka vihje, et mis kohad need võiksid nagu laiemalt olla. Eks et küsimused, ja Priit, sina suuna nüüd see edasi siis sinna paneeli, et kes sellele vastama peaks. Aga kus saab inimene teada, kus on kerksuskeskused, kuhu pöörduda ja kes need võiksid olla? Ma suunaksin selle Margele kohe, sellepärast, et kohalike vabatahtlike teema. Kas sinu selts on täna kerkne nii iseenda ja inimeste suhtes, kellel näiteks on vaja abi ja kes tahavad kuhugi tulla? Ega ütleme, depoosse väga ei tulda, aga nii minu kui minu abikaasa telefoninumber on, ma julgen väita, et siukesele 51% meie kogukonna liikmetest kõigil olemas. Ja on meie poole abiga pöördutud õnnetuste korral nõu küsimiseks, on ka uneajal helistatud, et meie ei ole pahandanud, meie numbrid ei ole salastatud, et telefoni teel, interneti teel oleme me kogukonna jaoks olemas. Depoosse, kuna meie depoo on alles siukeses väljaarendamise järgus, et meil pole seal endalgi vett peale selle, mis päästeautos on. Et ma ei arva praegusel hetkel, et meil komandohoone on linnuseline. Et Einar vastab minu eest, aga üldiselt kogukonna jaoks oleme me olemas ja inimesed julgelt pöörduvad. Minu nägemus on lihtsalt selles mõttes, et meil on alati olnud need targad majad, siis on tahetud teha riigimaja ja nüüd on keegi jälle kuskil välja mõtled, et teeme mingi sellise maja. Aga tegelikult meil siin, ütleme siis maal elades, siin ei ole seda muret. Meil täpselt inimesed teavad, kui on tee on kinni, kellele helistada, tulge lükake tee lahti, kui on elekter läinud, nad teavad täpselt, kes on külas elektrik, kes tuleb, teeb elektri ära. Et see on nagu kõige lihtsam, et nüüd kuskilt vägisi hakata pigistama jälle mingit maja ehitama, eks ole, kuhu siis inimene kriisi ajal jookseb, et mina isiklikult ei näe selles mingit mõtet, et see on jälle kuskilt selline ülevalt poolt olnud mõte ja hakkame tegema ja panema raha, nii et võib-olla suurtes linnades, aga ma ei kujuta ette, kuidas maal see välja tuleb, et siin teame täpselt, kes millal kedagi aitab ja kui palju aitab. Aitäh, jah. Härra minister, kas... proua president. Et ma tahaks ka öelda seda, et lähtume sellest, et igal pool ei pea asjad olema ühtemoodi. Nii nagu me oleme sotsiaaltöös aktsepteerinud seda kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja ministeeriumi toemudelit, et igal pool peab olema nii, nagu seal parasjagu väga hästi välja tuleb, et ma tahaksin väga toetada siin vallavanemat, et ärme hakka tegema igal pool ühtemoodi.
et teine on see, et aga siiski peab koha peal olema süsteem. Selle peale ei saa 20 aastat loota, et sa öösel oma telefoni kuuled. Et see on nagu see teine, et neid asju tuleb hoida tasakaalus, et ühelt poolt ei maksa liigselt harmoniseerida ja teha väga ühtemoodi ja teiselt poolt ei saa lõputult loota mõnele entusiastile, et mõlemad pooled peavad olema tasakaalus. Aga grammatikast rääkides, siis sina ütled kerksus, kerkne ja mina jälle tahaks öelda nii nagu erksus, et siis on ergas ehk kergas, et mulle see linnuse nagu kerksuskeskuse asemel ma kasutaks nagu seda mõistet, aga kui me ei harmoniseeri, siis igaühele tema enda oma kindlasti. Aga tingimata peab olema inimestel ka linnades, suurtes linnades teada, mis nendest saab. Ma olen nõus väga sellega, et kohtadel on see mure isegi oluliselt väiksem. Härra minister, sinu kommentaar ja veel küsimus ka, et kas oleksid valmis selle teemaga ka riigieelarve strateegiasse minema päästele lisaressurssi taotlema selle kerksuse teemal? Kõigepealt kommentaar, et ma ütlesin oma kõnes ka muideks seda, et ja nagu ka vallavanem ütles Einar, et ma olen temaga ka nõus, et ei saa Eesti puhul ei ole mõtet rääkida sellest, et me teeme nüüd kõik need kerksuskeskused kuidagi ühe mingi malli ja stiili ja mul on endal ka, ütleme, teine elamine on sügaval metsa sees, kus muideks ei ole isegi telefonilevi, väga majakatusel on ainult. Aga seal me käimegi helistamas siis sellele vennale, kes tee lahti lükkab või mingit muud asja teeb. Et see on nagu omaette teema, et ma arvan, et siin iga kogukond peab ise selle välja arendama. Minu lähim kogukond on Muraste külaselts, Murastes, kus ma ise ka elan Tallinna all põhiaja ja ma ütlen, et meil on täpselt samuti teada, kes millega külas tegeleb, kelle poole mingit abi küsida, aga kas nüüd see peab maja olema kindlasti? Me võime siis käia külakorda, et üks kuu on minu maja ja teine kuu on sinu maja ja et see on nagu naljaka pooleks, aga iseenesest ma arvan, et kogukonna toetamist, et kogukond areneks välja sellele tasemele, nagu ta mõnedes kohtades on juba arenenud, käiakse vaatamas üksteist, kuidas teil niimoodi asi toimib. Vot siin on riigi roll kindlasti olemas. Riigi roll just selle kaudu, et neid organisatsioone, ühendusi, seltse toetada, anda neile parimaid praktikaid üle. Inimesed peavad ise valima enda jaoks parima, aga saama kuulda, kuidas mujal tehakse. Ja sealt saab see asi areneda, ma arvan, sellele tasemele, kus meil ongi nii-öelda keskused, aga igal pool kas või isemoodi. Presidendiga väga nõus, et mingid süsteemid peavad olema, aga kui me jõuame süsteemini, siis kindlasti mängib seal rolli ikkagi juba siis ka haldusvõim ehk kohalik omavalitsus koha peal, kes selle süsteemi üles ehitab, aga tuginedes muidugi nendele samadele inimestele. Lihtsalt selle informatsiooni parimaks laiali saatmiseks, kindlasti ka selleks, et inimestel oleks ka see materiaalne baas olemas, ka need varud ja kõik muud asjad. Ja meil tuleb veel riigis, kui ma korraks lähen veel selle sama elanikkonnakaitse juurde, mis on tõesti uus asi ja kus me teeme alles esimesi samme. Ma ütlen teile, kui Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni esimees, meil ei ole mitte küsimus ainult selles, et meil inimesed saaksid aru, mida ja kuidas nad peaks valmis olema. Meil on väga paljude ministeeriumite ja ametitega see küsimus. Seesama arusaam, et nad ise peavad hakkama saama. Et ei ole sellist asja, et kui näiteks on haigla, tekib mingisugune kriis, elektrit ei ole või mingi muu asi või mingi suurem kriis, jumala eest, ka mingisugune sõjaline kriis, et ei tule kuskilt mehed mustas, kes tulevad ja võtavad haigla juhtimise üle ja korraldavad selle asja ära. Tänases rahumeelses elus me peame valmistuma nendeks kriisideks pidevalt, sest kriis võib olla igasugune ja see teadmine peab kohale jõudma ka
ka sellel riigi tasemel ja ma arvan, et see elanikkonnakaitse kontseptsioon ja siin on väga suur roll mängida ka Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonil, Riigikantseleil, kellel on tegelikult see kontrollifunktsioon, kuidas seda ellu viiakse ja ka rahaline toetus läbi riigieelarve, siis ma loodan, et ja olen väga kindel, et tegelikult me oleme tänasel hetkel natukene selgema peaga vaatamas, mis ümberringi maailmas toimub. Ja et me ei saa ilma toimiva süsteemita, sest see on riigi alus. Nii, härra peadirektor. Et ega mina seal eelkõnelitega selles mõttes igati nõus, et ma arvan, see keskuse mõte ongi nagu ühelt poolt ongi see, et nagu arusaam, et kuidas me saaksime olla komandodena. Et ma ütlen, et üks teema ongi võib-olla see, et mida päästekomando võrgustik saab teha selleks, et me riigina paremini hakkama saaksime ja et inimesed saaksid aru, et ka hädaolukordadeks ja siis ka julgeolekukriisideks tegelikult tuleb valmistuda ja valmistuma peabki igaüks. Ja minu meelest just selle mõttelaadi külvamine, nagu ka just eepool minister ütles, et ametid ja ministeeriumidki see aeg-ajalt aru, et nemad peavadki ise enda asjade eest vastutama, et mitte keegi ei hakka nende eest vastutama, et samamoodi eelkõige päästekomandod peavad suutma teha väga head päästetööd, sest kui nad teevad väga head päästetööd, siis nad suudavadki seda alati teha. Aga jah, selle mõttemalli külvamine minu meelest on hästi tähtis ja siin on tegelikult väga tähtis roll. Ma tuleksin veel korra kohaliku omavalitsuste juurde. See kohaliku omavalitsus on kohaliku elukorraldaja. Ja ma tean kindlasti, et täna on, kui ka eepoolt just vallavanem ütles, et uued vallad ja see liitmisest ja kõik seal on ikka väga palju probleeme, et need asjad saada nii hästi tööle ja see mootor tuksuma, aga peab kindlasti hakkama ka üks hetk selle peale mõtlema, et aru saama, et millised kriisid ähvardavad ja kuidas nendeks valmis olla, et ikkagi kuidas inimestele joogivett tagada, kuidas kanalisatsiooni tagada, kuidas see elekter tuleb, kuidas lapsed kooli saavad ja lasteaeda. Et sellised küsimused on eelkõige ma arvan kõige tähtsamad, nendega tegeleda ja mõelda ka, et kuidas seda siis teha, kui on tõesti ka väga suur kriis. Aitäh ja aeg on armutu, see on peaaegu ainuke asi, mis on täiesti armutu, isegi president annab aeg-ajalt armu, aga meil... Aitäh, hea teada. Aga mul on selline palve, austatud panelistid, et palun nüüd hästi lühidalt kõigile öelda üks sõnum, mida meie vabatahtlikud täna siit endaga võiksid kaasa võtta. Kas teemasse või mitte teemasse vahet ei ole, auditoorium on teie, aga palun lühidalt. Viru-Nigula vald on alati teie jaoks olemas, kui on muresi. Tulge ja saame hakkama. Jah. Teate, kus küsida raha? Jah, Einar Valbaum, Viru-Nigula vallavanem. Kui juba rahast jutt läks, siis ma ütlen, et ma olen ka seal suurettevõtete assotsiatsioonis, kus me alles kohtusime presidendiga. Nii et ega me ettevõtjate hea meelega anname seda raha ja toetame, sest mina olengi nagu kahe taustaga inimene nii omavalitsuses kui ettevõtluse poole peal. Aga kui riik lollusi teeb, siis tõesti me ettevõtjad ei taha anda, nagu see tasuta bussisõit. Mainin siin ära, et selle raha võiks anda päästjate palgaks või politseinike palgaks oleks poole etem, aga mitte raha laiali loopida. Aga see on juba poliitika, nii et me praegu poliitikat tee. Rait, sinu sõnum? Minu sõnum on selline. 17 aastat tagasi ma ei uskunud, et ma istun siin. 17 aastat tagasi ma ei kujutunud ette, et meil on 20-meheline ja naiseline meeskond, naiskond. Ma ei kujutunud ette, et me töötame tuletõrjes, päästes, merepäästes, et me teeme drooniga lendame, et me teeme kõiki neid asju, mida me täna teeme. Ma ei kujutunud ette, et meil on päriselt kihvt komandohoone, mida käib avamas ka president. Ma ei kujutanud neid asju ette, aga ma tahan sellepärast öelda teile, et sõbrad, ärge kunagi jätke lootust, et võtke see meie näide, võtke mudeliks. Peate ise ka tegema midagi, kõik ei kuku sülle, aga kui te teete, uskuge mind, kõik sujub ja läbi selle me saame tegelikult meie kogukonnad turvaliseks. Aitäh, Rait Killandi, Päästeliit, Kaberneme klubi.
mina tahan öelda seda, et nagu ma eelnevalt, ma mitu korda ütlenud, turvalisus hakkab igast ühest, igast perekonnast, igast kogukonnast. Tähendab, kõik peavad panustama. Meie siin päästjatena, kas kutseliste vabatahtlikena saame olla selle juures inimestele, et anda inimestele nõu. Rääkida, mis on need ohud ja mida siis teha, et need ohte ei tekiks ja kui need ohud ka tekivad, kuidas siis nii-öelda tegutseda. Olgu see siis tavaolukord, hädaolukord või sõjaolukord. See ongi meie ülesanne ja alati mõtleme ette ja unistame suurelt. Kuno Tammearu, Päästeameti peadirektor. Kui me siin üks poliitik ütles, mis ühe lause ütlen, andke andeks, on see, et ma ei tea, sest tasuta bussisõidust ei hakka seda arutama, aga järgmine aasta päästjate palk tõuseb ajaloo kõige rohkem, ligi 24%. Nii et ma arvan, et saab ka ilma selle bussisõiduta praegu hakkama. Aga mis ma tahtsin öelda? Vaat üks asi on alati paha see, et kui on ametlikud mingid üritused, siis ma ikka sätin oma kõne enne peadirektori kõnet. Ja Kuno ütles nüüd ära, mida mina tahtsin öelda. Ma panen uue sõnumi välja mõtlema. Sest ma tahtsin tegelikult öelda selle sama väga lihtsa mõtte, eks ma sõnastan teistmoodi, aga ma arvan, ongi see kõige alus. Ehk head sõbrad päästjad, veel kord täpselt samuti vabatahtlikud või elukutsid, aga täna on meil see mikrofon pigem suunatud minu poolt vabatahtlike poole eriti. Kandke edasi seda sõnumit, kandke edasi seda paremat praktikat, mida te olete endasse kogunud. Vahest võib tunduda, et mis sest ikka, aga ma olen rohkem kui kindel, et kui see sõnum levib, siis nii mõnigi inimelu jääb alles, nii mõnigi maja jääb põlemata ja ma arvan, nii mõnigi metsatukk ei lähe põlema. Ja kandke seda edasi ja see on täitsa selline nagu võrgustik. Ma ise kannan ka täpselt samuti edasi seda, kuigi ma ei ole vabatahtlik päästja, aga kindlasti kannan seda edasi, aga teil on need teadmised, oskused sellel tasemel, et iga sellest edasi kantud infost räägib inimene ehk 2 inimesele, sealt edasi 4 inimesele ja üpris varsti ongi meil 1,3 miljonit inimest läbi käidud. Aitäh. Andres Anvelt, siseminister. Esimene sõnum on ettevõtjatele ja palun Einaril ettevõtjateni viia selline sõnum, et alati ei olegi raha tähtis. Meie vabatahtlikuna tunnustaksime, oleksime tänulikud selle eest, kui ettevõtjad võimaldaksid oma ridades töötavatel vabatahtlikel osaleda kas või praegustel kriisiaegadel, suurtel metsapõlengutel, panustada enda vabatahtliku aega. Paraku on enamus ettevõtjad, kes ei lase töö juurest vabatahtlik ära. Aga ettevõtjad võiksid selle peale mõelda. Samuti arvestada sellega, et kui ettevõtja ridades töötab vabatahtlik päästja, siis on tema ettevõttes väga palju juba turvalisust tagatud. Seks vabatahtlik päästja üldjuhul ikkagi juhib tähelepanu, sekkub, julgeb sekkuda. Teine selline, mul on kõigepealt küsimus, palun tõstavad käed püsti kõik saalis istuvad naised, seisvad ka, kes käivad ka päästesündmustel. Julgemalt. Kõik need, kas või ühe korra on käinud päästesündmusel. No näe, tuleb. Julgelt. Teine selline üleskutse. Mehed, tehke päästekomandodest pereüritus. Te ei kahetse. Aasukalda on ehe näide. Aitäh teile. Marge Saidullin, Aasukalda maa- ja merepäästekomando. No eks vabatahtlik pääste on kindlasti ka suurepärane meestehoid, et see on ka väga oluline osa ühiskonnast, et siis nad ei ole ula peal ja siis nad ei ole Lätis viina järel ka. See on ka väga oluline sisepoliitiline nagu sündmus.
aga see ei ole see lause, mida ma tahtsin öelda. See lause, mida ma tahtsin öelda, on tegelikult see, et eks iga riigi tulevik sõltub lõppude lõpuks sellest, mida tema rahvas temast arvab. Ja kui meil on selline tore mudel, kus riik teeb hea meelega oma rahvaga ka läbi vabatahtliku tegevuse koostööd, siis tekib selline tore olukord, et kõikidel on käed küljes ja kui sul on käed küljes, siis sul on ka informatsiooni, teadmist ja arusaamist sellest, kuidas need riigi põhilised funktsioonid tegelikult toimivad. Ja sellest tõuseb jällegi see enesekindlus oma riigi suhtes ja see usk oma riigi suhtes, et me saame väga hästi hakkama. Nii et mina arvan, et selline õmblusteta ühiskond on meie riigi pikaajalise turvalise kestmise garantii. Aitäh teile! Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi president. Aitäh kõikidele panelistidele, saalis olijatele, YouTube'is istujatele, kes küll siukse ilmaga tahab muidugi seal olla. Ja nüüd meie noorpäästjad Aasukaldalt annavad, Kennet ja Kaili annavad üle panelistidele väikse kingituse. Meil on väga lihtne plaan. Olge head. Me paneme presidendi kantselei, Siseministeeriumi, Viru-Nigula vallavalitsuse, Päästeameti, Aasukalda seltsi, Komando ja Kaberneeme ühte võrgustik, kus on vändaga keeratav raadio. Et kõik vähemalt need kohad jäävad toimepidevuse mõttes tööle ja saab kuulata uudiseid. Ja veel kord tänan teid ja ma palun proua riigipea, härra minister ja Kuno jääda siia, teistel panelistidel palun istet võtta, sest meil on üks väga oluline asi veel ära teha. Nimelt on igal aastal antakse üle üks vägev pritsumeeste pasun. Ja see pasun antakse üle aasta parimale vabatahtlikule või seltsile või komandole, keda on loetud vabatahtliku päästeala edendajaks. Ja sellel aastal on hinnatud parimaks Kadrina vabatahtlik päästekomando ja ma palun Eesti Vabariigi presidendil anda üle see väärt pasun. Kadrina komando! Kadrina! Ja teeme nüüd ühe kiire ühispildi parima komando ja parimate riigijuhtidega.